Medali teisele küljele piilub ning sekundid, minutid ja meetrid kontrollib üle Delfi spordi podcast. Mis tunne on? Tere, hea podcasti Mis tunne on kuulaja. Oleme jõudnud järjekordse episoodini ja täna on küsimus esitamas Madis Kalvet ja külas on meil suusahüppaja Arti Aigra. Tere, Arti! Tere! No, tihe võistlushooaeg on nüüd läbi, 2 päeva on mööda läinud. On sul tunne ka, et nüüd saab puhata? Hetkel see tunne kusjuures veel kohale ei ole jõudnud, aga eks paari päeva jooksul kindlasti jõuab, et kui kõik toimetused tehtud saab, siis saab natukene rahulikumalt võtta. No suusahüpete hooaja lõpust räägid igasuguse legende, et seal plaanitses on mingi äge pitsakoht, kuhu kõik siis pärast kogunevad ja söövad toitu, mida veel hooaja jooksul 4 kuud pole süüa saanud ja võtad äkki mõne õlle ka kõrval, et vastab see tõele või kuidas üldse see hooaja lõpp välja näeb? Varasemalt kusjuures oleme käinud küll, aga see aasta see pitsakoht jäi meile vahele, kuna tulime juba pühapäeva õhtul peale võistlust kohe kodumaale tagasi, aga näiteks laupäeviti on seal meeskonna pidu, kus kõik meeskonnad kogunevad siis peale meeskondlikku võistlust riietusruumide koppide ette, panevad enda toidu ja söögi lauale ja tähistavad sellist viimast hooaja lõppu kõik koos ja nauditakse seal seltskonda. No, suusahüppajate puhul on väga palju räägiti just sellest kehakaalust, kuidas peab toitumist jälgima. Kuidas sinu puhul on? On see sinu puhul ka selline probleem või asi, mida sa pead väga pingsalt jälgima või sina võid näiteks süüa veel rohkem kui keskmine suusahüppaja? Mul on kusjuures selles teemas natukene vedanud, et see aasta jälle võitlesin natukene alakaaluga, mida oli vaja võistluste jaoks natukene ülespoole tuua, et olla enda kaalus, aga minul aastatega õnneks seda kehakaalu niimoodi kogunenud ei ole, kus ma pean hakkama seda lisakilo sunniviisiliselt alla tooma, et selle poole pealt on mul kindlasti vedanud. Mainisid alakaalu, kas see tähendab, et siis öeldi, et pead juurde võtma? Ma pean olema jah kindlas kaalus, aga nagu kõik teised suusahüppajad, aga kuna minu kaal oli madalam kui ette nähtud kaal, siis tuli seda enne võistlust kindlasti veepudeli või siis rohke söögiga üles tuua. Aga kuidas see paika pannakse üldse see kaal siis? Kas hooaja alguses kuidagi mõõdetakse suusad, kehakaal, asjad kõik ära ja siis kuidagi sa pead püsima seal mingis normi piires siis nagu? Ja sa võtad endale suusapikkuse ja suusapikkus tuleb siis pikkusest ja kehakaalu sellisest kombost. Et mina hüppan üpris lühikese suusaga maailmakarikasarjas ja kui läheks allapoole, siis ilmselt oleks juba laste mõõtu need suusad, et olen üpris selline kerge kaaluline ja just väga pikka ei ole, et aga selline spordiala on. No mäletan ka, väiksena lapsena sai tehtud sellised pisikesed plastiksuusad, nendega sai proovitud küll hüpata kuskilt, et päris sellega vist nagu see ei kannaks ega midagi. Sellega vist maailmakarikal asja ei oleks, jah. No räägime natukene siis sinu hooajast ja tulemustest ka, et mida siis ise kõige rohkem hindad, kas seda, et hooaja lõpus oli Tempkal 23. mees, seda, et sai Trugal 5. koha, mis oli karjääri parim, või siis MM-i suurema 18. kohta. Mis sinu enda jaoks see märk on, mida sellest hooajast kaasa võtad endale? No see hooaeg oli tegelikult päris mitu sellist võistlust ja tulemust, millega ma võin väga rahul olla, aga ütleme nii, et hooaja alguses kohe Rugal see 5. koht jääb absoluutselt meelde ja samamoodi ka MM-i top 20, 18. koht. Ja esimese eestlasena jõudsin siis Plaanitsa pühapäevasele võistlusele top 30 sisse, mis on olnud mitme aasta eesmärk mul olnud ja see sai nüüd lõpuks täidetud. No kas see Plaanitsa viimane võistlus on kuidagi erilisem ka siis? Absoluutselt, et ainult maailma 30 parimat saavad siis võistelda ja üldjuhul siis antakse natukene rohkem lisahoogu, et viimast sellist hooaja päeva nautida saaks ja pikki õhulende näha, et rahval oli see aasta kindlasti väga huvitav vaadata, kuna nähti päris pikki õhulende. No maailmarekord hüpati ära ja järgmiseks mehel võeti kohe natuke ikkagi poomi allapoole, et kardeti, et seal päris vastu publikut hüppab muidu, jah? Seal oli jah, Lanissek oli siis viimane hüppaja peale maailmarekordi omaniku Tomenit, aga ütleme nii, et Tomen on selline lennumäe vend, et
ta on hoopis teisest mastist seal võrreldes teistega ja võitis ka Lennumäe sellise üldkokkuvõtte see hooaeg ära. Aga kas sloveenidel ongi selle Lennumäega kuidagi eriline suhe ka, et nad ju, kui vaadata neid nii-öelda tava-MK-tappidel ja vaadata neid Lennumägedel, siis nad seal ongi nagu paremad justkui, et kas te neil kuidagi veres siis selle kodumäe pärast, Neil on tehnika niimoodi välja arendatud, et mida suuremaks mägi läheb, seda paremini nende tehnika just töötab, et kui vaadata suusahüppajana kõrvalt, kuidas nad teevad enda imitatsiooni enne võistlus, siis sealt võib kohe aru saada, et Lennumägi on tulemas ja siin minnakse lendama. Aga kas kuidagi niisugust mingit hulljulgust ka ikka rohkem vaja selle Lennumäele? No aastate pikku see on nagu kirjutamine paberile, et see lihtsalt jääb meelde ja kindlasti esimesed hüpped on just sellised, mis natukene toovad seda värinat kehasse juurde, kui sa Lennumäele lähed, aga üldjuhul see adrenaliin on sul nii kõrge, et see on lihtsalt nautimine. Aga sina olid ka mees, kel tegelikult ju suuremad mäed meeldivad rohkem, et väikse mäe kohta, K90 kohta oled ka öelnud ka, et see ikkagi ei ole nagu päris sinu rida, No, seda ma olen aastatega öelnud aga see aasta või peale seda hooaega ma olen nüüd hakanud mõtlema ja vaadanud protokolli, et isegi mõned väiksemad mäed on mulle hakanud sobima ja isegi taganttuulega olen saanud mõned head tulemused, mida ma olen varasemate aastate jooksul maha teinud, et taganttuul mulle ei sobi, aga mida rohkem arenen ja kogemustega ennast kurssi viin, siis see kindlasti viib tipu peale lähemale. Aga mis seal nii-öelda see mäe erinevus on, et sinu puhul on ka räägitud, et sinu üheks trumbiks on see lennufaas. Et kas see ongi, mida pikem see lennufaas on, seda rohkem sobib sulle, aga samas sa kuidagi oma tehnikat siis saad nüüd nagu, ütleme nii-öelda paremaks, et ka väiksemal mäel tuleb see, mida sinu trumbid paremini esile? No, lennumäel ja üldjuhul ma selle lennufaasiga pigistan sealt isegi komakohad välja, et oli just see aasta Oberstdorfi lennumäel, kus teine voor sain päris kohutavad tingimused, aga natukene kehaga mängides seal teine pool lennus, siis suutsin kuidagi üle 200 sinna venitada, kuigi ma tulin nii madalalt, et tikutops ka vist ei oleks sinna suusa vahele enam läinud, aga ma arvan, et jõud on kindlasti, jõumärgid on kasvanud, mis väiksel mäel tähendavad rohkem ja sellepärast ma olen ilmselt ka väiksel mäel natukene paremini hüppama hakanud. Ühesõnaga siis jõusaal on see nii-öelda see märksõna sinu jaoks olnud praegu üheks? Ja jõusaal ja kindlasti ka tehnikatrennid seal saalides, et kõik need trennid kokku, et ma ei saa kindlasti ühte trenni välja eraldi tuua, et hüpetes mängib nii tehnika, jõu kui ka selline sujuvus. Need samad asjad, mis sa praegu nagu mainisid, kas need on ka asjad, mis aitasid sul näiteks sel hooajal siis teha võrreldes varasemaga edasimineku, on veel mingid asjad, mida sa välja tooksid? Ma arvan nii mentaalselt ka, et ma olen juba päris mitmeid aastaid olnud MK karussellis ja teinud täis hooaega kaasa, et sa harjud sellega lõpuks ära, see on küll väga raske, aga inimene harjub nagu kõigega ära, nagu öeldakse, et sa tead, mis sind ees ootab, sa oled selleks valmis ja ma arvan, ma arenesin nii mentaalselt kui ka füüsiliselt edasi, jah. No oled kokku lugenud, mitu lendu ja mitu hotelli sul talvehoo jooksul oli? Seda numbrit ma peast ei tea, aga selle saab kindlasti lihtsal viisil praegu kokku lüüa, et võtaks hooaja kalendri lahti, siis lööks kokku, aga sa nii-öelda kohaned kiiresti, kui uus hotell, uus koht, kas sa nii-öelda harjud kiiresti ära või sa võtab natuke aega, kuhu ta kohta jõuad? Ta ei võta eriti aega, oleneb kuhu reisid näiteks Ameerikasse või Jaapanisse, siis see ajavahe mängib suurt rolli ja see kindlasti on seganud mind magamisel ja võidelnud selle ajavahega, aga üldjuhul Euroopas reisides siis harjud kiiresti. No, kui nüüd plussidest rääkisime, siis sinu puhul see miinusest on räägitud see, et sul need suusad kipuvad seal vastu renni ääri käima, et millest see tuleneb? Kiirus on mul selline miinuspool hüpetes juba aastaid ja jätkus ka see hooaeg, aga see oleneb nii hoovõtu asendist,
suuskade paiknemisest rajas, kui palju sa neid vastu ääri lased ja kindlasti kõigest muust, samuti ka kombematerjalist, kumba pidi karv on, kui illipäe karv on, siis suusa põhjal olevast mustrist, määrdest muidugi, et kõik sellised asjad mängivad rolli ja olen ma seda asendit muutnud proovida, olen ma suuski üritanud hoida nii keskel kui võimalik, aga ei ole suures pildis väga palju paremaks läinud, on küll võistlusi, millal on parem kiirus mul ja olen seal keskmise kiiruse kandis, aga üldjuhul ma olen seal tagaotsas kiirustes. No kui väike see vahe üldse on, kui võtad seda renni ja võtad suusa laius, ütleme, kui ma telerist vaatan, nad tunduvad suhteliselt, et see suusk oleks täpselt seal rennis, aga ilmselt seal mõlemal pool võib mingi sõrmejagu ruumi siis või? Seal on ja sent 2 ruumi, et sa saad neid suuski ikkagi liigutada, aga on ka radu, mis on nii-öelda natukene kitsamad, näiteks Engelbergi mägi Sveitsis, siis seal sa ei saa üldse neid suuski rajas liikuma, et sa paned need sinna ratta ja seal ühes asendis sõidad alla nendega. Aga kas siis on kuidagi ongi raskem hoogu saada, kui ikkagi nii-öelda hõõrdumine tekib, siis on sinna see kiirus kaob ühesõnaga? Hõõrdejõud on jah selline asi, mis tapab kiirust, aga hüppajad, kes on näiteks harjunud hoovõtus nii-öelda liigutama enda suuski ja raputama neid rajas enne hüppe otsa, siis Engelberis näiteks Tate France, ameeriklane, kurtis, et jube raske on nüüd selle hoovõtuga harjuda, kui ei saa enda tavapärast liigutust teha. Okay. Õnnestumistest rääkisime, võtame mõned ebaõnnestumist ka sisse, et 4 hüppemäe turnee algas super hästi sinu jaoks ja siis tulid Austria etapid. Mis juhtus? Mis juhtus, nüüd on hooaja lõpp ja peab sellele tagasi mõtlema natukene, aga tuleb mainida, et väike haigus tuli ka ligi peale uut aastat Saksamaa etappi, et väike külmetus, aga kindlasti ma selle taha ei poe, et seal oli hüppamisest tegelikult ikka asi, et Innsbrucki mäel ei leidnud kuidagi üldse enda hüppeid üles, kuna üritasin liiga vara lendama minna, mis tapab lihtsalt selle lennufaasi niivõrd palju ära, et maailmakarika hoog on nii vähe antud sportlastele ja seal ei olnud enam midagi teha, et tehnilise poole pealt üks halvimaid võistlusi, ma arvan, see hooaeg. No kui suur asi üldse 4 hüppemäe turnee on? Ma arvan, Eestis inimesed vist ei hooma seda päris täpselt, No vaadates, et kui võistluste piletid tulid müüki, siis see oli välja müüdud äkki vähem kui nädal ajaga, et Saksamaa etappidel, kui ma nüüd mäletan, on umbes 25 000 piletit müügis ja sealkandis, siis need läksid paari päevaga ära ja see ei tähenda, et aastavahetus on ja inimesed võtavad uut aastat vastu, et Euroopas on 4 hüppemäe turnee isegi tähtsam kui aastavahetus. Aga kas nüüd on võrreda näiteks MM 4 hüppemäe turnee, kumba tiitlit kõrgemalt hinnatakse? Kaldun arvama, et enamus suusahüppajad ütlevad 4 hüppemäe turnee ja ma arvan ma isegi, sest sul on 4 mäge, kõik võistlushüpped loevad, ühtegi viga sa teha sisse ei saa ja kui sa oled 4 hüppemäel niisugune stabiilne, tugevate hüpetega, siis sa viid selle kuldse kotka endale koju ja see on üks väga raske saavutus. Et võib öelda, et Janne Ahonen on läbi aegade parim siis? Kindlasti 5 kotkast koju viinud, kui ma nüüd õigesti mäletan, et see on ikka pöörane. No räägin natuke sinu tulevikust ka. Norrakaid hooaja lõpus põhimõtteliselt ei olnudki, et plaanid sa seal üks mees on ja kes ka osakoondisega oli. On sul nii-öelda mingit nii-öelda infot või teadmisi ka, et mis norrakatest üldse saab? Ma olen nii palju kuulnud, et FIS lubas sellega nüüd tegelema hakata ja ütles välja, et suveks on asjad lahti räägitud ja paika pandud, aga see on minu silmis natukene pikk aeg, et suvi on meil 3 kuud, see on meil ettevalmistusperiood ja kui seal paikneb teadmatus,
siis on natukene hilja ja raske hakata talihooajaks valmistuma, et ma tõesti loodan, et nad istuvad maha, teevad selle siin lähinädalatega 1 või 2 hiljemalt korda ja saavad kõik sellise teadmise, mis nendega saab. No ma tahtsin küsida, et palju sul see aega on? Et millal sa pead nagu ettevalmist alustama? Et... Üldjuhul ma olen alustanud sellise tõsise ettevalmistusega mai lõpp, juuni algus, aga nüüd ma arvan peale hooaega sellised 2, maksimum 3 nädalat ma võtan rahulikku, teen sellist aktiivset puhkust, teen mis ma tahan, mida ma nii-öelda hooaja keskel teha ei saa ja üritan pead nii tühjaks saada sellest talihooajast praegu kui võimalik, et minna värskena vastu, et üldjuhul selline hüppajate ettevalmistus hakkab ja mai lõpp, juuni. No kuidas sul hooaja lõpp ameeriklastega oli, et noh, nende vaata hooaja lõpp, nii-öelda MK pingerida, et noh, siis Tate France oli põhimõtteliselt sinu ees on ja Kevin Pickner oli noh, paar koht tagapool, et noh, suht sama masti mehed, et kas nendega oli nagu okei asju ajada, ütleb niimoodi, jah? Mulle väga meeldis ameeriklastega, et me treenime kõik Lillehammeris koos nii suvel kui ka talvel ja veedame väga palju vaba aega ka seal, et poisid on väga head sõbrad, treenerid on väga tuttavad, jälgivad treeninguid nii suvel ja siis oli lihtne seda otsust teha, et ma teen hooaja lõpu ameeriklastega, kuna nad on näinud mind kõrvalt, nad üldjuhul teavad, kuidas ma hüppan, et väga lahe punt ja suured tänud neile. Aga on nagu variant, et jäädki nende juurde? No eks me nüüd näe, mis siin Norra meeskonnaga saab ja või kes inimesed koondisesse alles üldse jäävad, et hetkel on natukene vara öelda ja ei hakkaks spekuleerima. Pikk üldse norralastega leping oli, kas oli ka olümpiahooaja lõpuni? Olümpiahooaja lõpuni, jah. Et selles mõttes on nii-öelda kehtiv leping olemas, kui sul asjad nagu edasi korralikult lähevad, et siis tegelikult sul on nii-öelda allkirjad paberil olemas, ühesõnaga. Täpselt nii. No, mäletan, kui sa Norrasse läksid, siis ju räägite ka erinevad variante, et seal soomlaste treeneriga Jaapanisse minna ja ma ei tea, kas austerlasi ka korraks mainite, kas üldse austerlastega oleks võimalik jutule saada üldse, kui nüüd teoreetiliselt rääkida, või nemad on ikkagi siuke suhteliselt kinnine punt ja neil on oma mingid saladused ja Austriaga saime jutule küll, et enne kui ma Norra läksin, aga peatreener ütles ausalt ja otse ära, et ta ei võtaks seda vastutust, kuna tal on sportlasi nii palju, kellele ta peab aega pühenduma ja kui tuleks üks lisamees, siis kahjuks 100% ta ei jõuaks tähelepanu pöörata ja see tuli tal ausalt ära, aga peale seda hooaega ma arvan, ma ise ei läheks juba austerlaste juurde jutule, väldiks seda. Okei. No tundub ka, et austerlased teed ju seal, võib-olla ongi rohkem üldse seal MK-sarjas, et neil ongi selles koondis ongi väga suur vist, jah? Neil on koondis suur ja neil on kõik sportlased väga tugevad, et Austria riik suusahüpetes, see on midagi uskumatut, kuna tase madalamal kontinentaalkarikas ja sealt veel üks tase madalamal FIS Cupis, siis sa vaatad protokolli, seal on top 10 võib-olla 10 austerlast ja kõik ei pääse isegi võistlema, sest neil on nii palju neid ja kõik on väga heal tasemel. No üldse ka võib-olla selle hooajal läheks ka austerlaste juurde, kas see ongi puhtalt selle kombeskandaali pärast, et see on ikka Norra koondise liige ja nad nagu kuidagi vaatavad sind ka sellise kahtluse pilguga või on mingi muu põhjus? Ja ma mõtlesin seda, aga muidugi ma ei ole nendega niimoodi rääkinud või näiteks Tšofenikuga me oleme paar sõna ikka vahetanud ja sportlaste vahel sellist väga suurt kõrvalevaatamist ma ei tähendanud tema poolt just, et soovisime edu ja õnnitlesime üksteist, et selles osas oli kõik okei. Aga kuidas üldiselt näiteks see skandaal nagu selles mõttes mõjutas, kui sa käisid järgmiste võistlustel, kas oli kuidagi näha ka, et ma ei tea, pealtvaat oli vähem või kuidagi publiku huvi kuidagi oli muutunud või selles mõttes läks karavan ikkagi edasi ja kuidas sinu nii-öelda mulje oli? Peale MM-i tuli meil Norra Tour, siis seal üldjuhul ei ole väga palju rahvast varasematel aastatel ka vaatamas, et mida ei olnud ka see aasta, et Holmenkolleni tribüünid on
üldiselt hõredad ja samamoodi ka Vikersundi lennumägi, et nendes kohtades ei käi rahvast vaatamas ja peale seda tuli meil Lahti, kus oli üllatavalt palju publikut see hooaeg vaatamas, et ma arvan, et rahvas kindlasti tulemata ei jäänud, kui neil võimalus oli ja selles küsimus ei olnud. Okei. Pärast seda Norrakate skandaali on mitmed ju endist tulnud ka esile, et kes on seal, ma ei tea, juukselakki peale lasknud endale kombele ja mingise mittevastava niidiga õmmelnud ja et kui palju selline asi üldse juurde võiks anda mäe peal? Lased kombe lakiga üle, ma ei tea, palju see lendad rohkem, 2 meetrit või? Vot seda ma ei oskagi nii täpselt öelda, aga kindlasti ta midagi juurde annab, kuna kombe kogub rohkem õhku enda sisse, siis see lakk peaks selle materjali siis kuidagi ära katma või tugevamaks tegema, et ta õhku läbi ei laseks nii lihtsalt. Et kui palju ta juurde annab, mõned meetrid või paar meetrit, ma arvan kindlasti, et ei ole proovinud. Aga kui palju ise sa oled aasta jooksul piiri peal pidanud mängima või oled mänginud? No eks see spordiala on selline, kus sa pead neid piire kompama ja tegema neid kombesi nii piiri peale kui võimalik, et üldse konkurentsis püsida, et olen piire kombanud, olen ka karistada saanud ehk maha võetud, siis olen väiksemaks teinud ja läbi läinud ja aga on ka olnud selliseid võistlusi, kus on minu silmis valesti natukene mõõdetud, mida tehti see hooaeg Oberstdorfi lennumäel. Et kas just valesti, aga võeti käiku uus mõõtmissüsteem, mida ei olnud varem kasutusele võetud ja sellega võeti mind rajalt maha kui ka päris mitu tugevat nime sealt protokollist samal võistlusel, et see tuli kõigile ootamatult ja ei olnud selleks valmis ega teadlik. No siis, et oled kombanud, kas see kompamine ongi rohkem just selle nii-öelda kombe suurusega siis olnud, jah? See on kombe suurusega, jaa, et eks kui teha kombe igalt poolt sent kas või suuremaks, siis see annab üldjuhul ikka päris palju juurde, aga seda sa kahjuks teha ei saa ja siis sa kas või millimeetri haaval üritad seal piiri peal olla, et võimalikult hea kombe saada, sest nagu meil ette on nähtud hooaja peale nüüd sellest hooajast oli perioodide kaupa teatud määr kombesid ja tuli iga kombe sellise kas just täitsa piiri peal valmis teha või natukene piiri all, et muid valikud kahjuks ei ole sellel spordialal. No kui palju Norras üldse ise selle kombe tegemise kokku puutus, et seal on ju kõik ju rätsepad ja meistrid olemas, et kas sulle anti lihtsalt näed, et Arti, sinu asi on siin, hüppad nendega või sa ise olid ka seal näpupidi juures, et siit oleks vaja sättida? Üldjuhul meile õmmeldakse kombed valmis ja siis proovime selga, nagu läheks hüppama, et paneme saapad, kiilud ja kõik asjad selga ja siis vaatame üle, et kas kuskilt on vaja kokku tõmmata, kas kuskilt on suur ja siis see annab isegi sellise kindluse tunde enda võistlust, et sa tead, et sul on kombe, mida sa saad usaldada, mis peaks minema reeglitest läbi, kui ei võeta just jälle mingeid uusi asju kasutusele, et see annab nii sportlasele kui ka õmblejale sellise kindluse tunne. No kui ma olen telerist ülekand vaadanud, siis Kaarel Nurmsamäe kelle kohta ütles ka, et tema oleks küll juba üllatunud, kui see kombe nüüd kontrollist läbi läheb. Ma mäleta, kes see oli mingi Austraalia Norral, ma ei mäleta, kelle kohta see ütles seda, aga pärast kuidagi maha ei võetud, kõik jäi nagu pidama. Et kas selles mõttes treenitud silm kuidagi vaatab telerist ka ära, et see ikkagi lotendab nagu ikka kõvasti, jah? No ütleme nii, et vaadates neid võistlusi, siis isegi tavainimene, kes selle alaga kursis ei ole, ma arvan, saab aru, et mõned hüppajad on seal poomi peal või õhus juba selliste kombedega, mis peaks nende arust suured olema, et raske muidugi vaadata neid sportlasi kõrvalt enda silmade läbi, et kuidas võimalik on, aga kahjuks nendega samal ajal kontrollis ei saa olla ja näha seda mõõtmist. Et selles mõttes on ju ka räägitud, et võib-olla mõnele suuremale staarile
nii-öelda pigistaksegi silm kinni, et seda võib täitsa olla, et seda teab ainult sportlane ja siis kombekontroll ise, mis nad seal peale hüppet kontrollis räägivad või teevad, et 4 seina vahel see jutt on ja teiste kõrvu see jutt ei jookse. See kontroll ongi üks väike ruum, kus on kontroll ja sportlane üksinda ja siis tuleb nii-öelda sportlased vahetuvad, ei ole nii, et kõik saavad järjekorras ja siis mõõdetakse. See on jah selline lihtsalt öeldes ramirendi putka, mida kasutatakse ja sinna võetakse siis võistluse all suvaliselt sportlane sisse ja üldjuhul on seal üks sportlane korraga sees mõõtjaga, et kui neil on valitud rohkem sportlasi, siis nad jooksevad natukene ajaga ämbrisse ja on ka seal 2-3 olnud ja natukene rohkem tööd neile, siis nad ei suuda nii palju asju kontrollida, et aga üldjuhul nad üritavad jah, ühe sportlase kaupa. No kas sa ise ka nii-öelda närviline olukord on, et oled nagu hea hüppe teinud, võetakse kontrolli ja siis ongi see, oled ka, et piiripealne kombe, et ma ei tea, kas endal võtab ka selja higiseks ka siis, et kas nüüd läheb läbi või ei lähe läbi ja on olnud selliseid võistlusi kindlasti, aga ütleme nii, et viimaste aastate jooksul nii palju ma ei mõtle sellele, et kui ma treenisin näiteks soomlastega või üldse enne soomlasi Eestis olin ja siis kontrolli võeti, siis teati, et ma ei ole veel selline nimi, kes kõigil meeles on, ei ole häid tulemusi teinud, siis ise ka noor veel, siis oli kindlasti selline kõhe tunne sinna minna ja arvasin nagu, et politsei võtaks maha ja teeks trahvi, aga aastate pikku rohkem seal käindud ja kogenud ja rohkem näinud seda mõõtmist ja asja kõrvalt, siis ma arvan, et mul ei ole sellist kõhedat tunnet sinna minna praegu. No kui oluline on seal nii-öelda see õigesti seismine? Et seal pead olema mingi kindla nurga all seisma, et täpselt õigetes kohtades oleks need nii-öelda õiged mõõdud, jah? See on üks tähtsamaid asju seal, jah, et sa pead õigesti seisma ja isegi seismist harjutatakse ka meie koondises Norras, et sa üritad seal seista nii, et see kombe oleks üldiselt nii liibuv kui võimalik seljas ja see mõõtja ei saaks siis kuskilt materjali kätte, et kõhu pealt võib olla +4 sentimeetrit, aga siis sa üritad enda kõhtu nii-öelda välja punnitada ja selle kombe endale kuidagi nagu kile ümber saada, aga see mõõtmine ja see mängib väga palju rolli, et kui seisad valesti ja mõõtja kuskilt kinni saab, ütleb kohe, et okei, Arti, kombe seljast ära ja viskame laua peale, mõõdame. Okay. Aga on seal veel midagi, kõhu punnitad välja, ma ei tea, ajad õlad taha või kuidagi, on seal veel mingid? Seal oleneb täitsa, mida mõõdetakse, et kui lihtsalt katsutakse kombet, siis sa seisad üldjuhul natukene põlvest all kronksus ja ma ei saa nüüd neid nippe sinna kõigile rääkida, et äkki mõni välismaalane tõlgib ära ka veel podcasti, et üritad kumerusi saada sisse ja pead tunnetama, kus ta samal ajal katsub ja just sinna kohta selle fookuse panna parasjagu. Aga seda kuidagi, seda õhu läbilaskus, seda ei kontrollita siis, et sama, ma ei tea, maadluses on alati, ma ei tea, seal mõnikord Eikin abi tuleb, et vastane oli seal ennast, ma ei tea, mingi beebiõlik kokku määrinud, ei saanud haaret, libises käest ära, mis tegelikult on keelatud võtta, et kas teil on ka kuidagi seal, ma ei tea, kontrollitakse seda, et kas on keegi lakki peale lasknud või ei ole lakki peale lasknud, jah? Kombede läbilaskust kontrollitakse muidugi, et seal on kindel aparaat, mille vahele kombe pannakse ja seal on teatud kohad, kus seda puhutakse läbi, et minu teada see lakk ei jäta sellist märki kombele, et sa silmaga näeks, kui siis minimaalselt ja läigib vastu see materjal, aga kui ma kuulnud olen, siis see lakk vist peaks ühe hüppega nii ära kaduma, et seda ei ole silmaga näha, et kombesi puhutakse läbi ja seal on kindel läbilaskus, mis olema peab. Aga seda tehakse ainult siis mingi kahtluse korral või seda tehakse nii-öelda regulaarses kontrollis ka? See on ka samuti regulaarses, et seal on päris palju asju, mis
või nüüd suusahüpetes juba mõõta saab, et suusapikkus, kehakaal, kombe läbilaskus, siis kombede juures erinevad mõõdud, et saabas, kiilud, kõik sellised asjad. No kokkuvõttes nagu juttu kuuldes on nagu ikkagi ju tehnikasport, et peaaegu nagu autosport. Jaa, täpselt. Et sul peab nagu nii-öelda see varustuse pool peab olema ikkagi tipptasemel, et ilma nagu selleta ei hüppel mitte kuhugi, jah? Kahjuks spordiala on jah, päris paljus kinni just varustuses. Nagu sa omal ajal esimest korda Mäkke läksid, mis varustus siis seljas oli, jah? Ma alustasin enda teada kas matsuse suusaga üldse, et ja ma mäletan, et Germina oli järgmine, mis on väga-väga kaua aega tagasi juba, et kombesi ma ei mäleta, aga ilmselt mingi selline kalts oli mul seljas ja kiiver oli ka munakoor peas ja niimoodi ma sellega pihta hakkasin. No kui vana sa olid esimest korda Mäkke minnes, jah? 4-aastaselt alustasin, et omajagu aastaid tagasi. Aga mis siin 4 aastat Mäkke viis? Kas sul mingi huvi oli või mida, isa või ema või keegi sõber ütles, et davai, lähme teeme? Ja? Mul paps viis ja Hüppemäel, Apteekrimäel esimest korda, et kuna tema oli ka tuntud kahevõistleja, siis temal oli see spordiala tehtud ja viis mind mäele ja sealt see pisik külge jäi. Aga sul hakkas kohe meeldima ühesõnaga? Üldjuhul vist küll, et muidugi ma ise ei mäleta seda, kuidas ma või mida ma seal papsile ütlesin, et äkki ütlesin, et ma tahan veel teha ja tulla järgmine päev tagasi, aga tundub, et hakkas meeldima ja siin ma olen. Aga mis nagu nii-öelda sind ikkagi selle ala juures võlus või mis sind siiamaani võlub? Lendamist vist tahavad üpris paljud inimesed kogeda kunagi, kui just kõrguskartust ei ole, siis lennukiga lendamist seda võrrelda ei saa, et kui ise oled seal õhus, siis ma arvan, just see lendamine, see võlubki ära. No ma siin üks päev just Jaan Martinisega rääkisin, ta meenus ka, kuidas ta kunagi aeti, kus see oli Tallinnas äkki vist 21 meetri mägi oli olnud ja see oli ka seal üleval suuska jalga pandi ja ütles, kuidas jalg värises all ei saanud seda, tagant seda klambrit mitte kinni, vibra oli nagu sees, et kas sul, muidugi pärast mäest all, et sul püsti ka jäänud ja kõik oli nagu okeilt läinud, aga kas sinule endal ka mingi hetk sa oled tundnud seal mäe otsas, et kurat ikka hirmus on? Ma siin mainiks ära, et ma tahaks enda silmaga ka näha, kuidas Jaan sealt tornist alla tuleb, et no see oli, mis arvad, aastakümneid tagasi olnud, võime kas või see kevad minna Nõmmele, et vaadata seda üle, aga ütleme nii, et sellist hirmutunnet pigem ei tule, et äkki adrenaliin kasvab natukene rohkem, kui on sellised kõvad tuuleolud Hüppemäel ja sa näed, kuidas eelnevad hüppajad näiteks hüppavad ja see tuul mängib nendega suurt vingerpussi õhus, et see äkki natukene kasvatab sellist adrenaliini, aga üldjuhul sellist hirmutunnet ei ole. No tegelikult ju see kõrguse kartus on inimestel üks levinumaid kartus üldse ju, et kas üldse on võimalik suusahüppaja olla, kui sul nagu mingisugune kõrguse kartus on või sa pead olema täiesti nagu see asi ei tohi üldse häirida? Kusjuures saab isegi olla, sest see aasta nüüd ma sain teada, et sakslane Philipp Raimund, kes hooaja kokkuvõttes lõpetas just minu taga, siis temal on kõrguskartus ja tema plaanid seal see hooaeg ei tulnud üldse startigi, kuna tema silmis on see üks kõrgemate lendudega mägesid ja alates Vikersundist all see kõrguskartus lõi jälle välja, et on ka sportlasi, kellel on kõrguskartus ja hüppavad päris hästi. Aga kas üldse, kui näiteks sina kui kõrgust mitte kartev inimene, on üldse meie asi, mida sa kardad siis? On küll ja ma ka kardan madusid. et õnneks suusahüppetes neid väga palju ei ole. Ma tahtsin just öelda, et taliala nad väga vist ei puutu kokku, jah? Õnneks mitte ja et madusi veel seal hüppetornis nägema peaks, siis ma arvan, ma võiksin kodus istuda. Aga korraks selle kohta ka veel, et kui vanalt sa enda jaoks nagu selgeks mõtestasid selle, et suusahüpped on asi, mida sa tahad professionaalselt teha? Ma arvan, esimene mõte sellest tuli peale spordigümnaasiumi lõpetamist Otepääl, et või isegi aasta enne lõpetamist, kui ma otsustasin jääda lisaaastale seal ja pühenduda spordile, et
ma arvan, sealt läks 100% see fookus just tippspordile, aga enne seda ma olin üpris noor ja ma arvan, sellist mõtet veel peas ei olnud või ei osanud mõelda, et ma võingi päriselt olla seal maailma tipus, eks unistused olid kindlasti seal, aga kui see reaalsus kätte jõudis, siis ma arvan, see oli kuskil seal spordigümnaasiumi lõpus. No praegu sa oled 25, mis on kuidagi sinu hinnangul siis suusahüppe parim iga tänasel päeval? Ma arvan, et 20-ndate lõpp, 20, no alates minu eluaastast kuni 30-ndate alguseni, et neid sportlasi on nii erinevas vanuses, kes meie spordialal hästi hüppavad ja tasemel on, et kõige vanem on Noriaki Kasai, teada-tuntud Jaapanist, et ka tema oli plaanid seal see hooaeg, aga see aasta ta vaatas ja samamoodi on ka noori sportlasi, näiteks ameeriklastel on näiteks Tate, kes hüppab väga kõval tasemel, et see vanus on üpris raske määrata. No samas ütles ka, et mingi teatav kogemus ikkagi peab just olema, et ilma selleta on nagu keeruline selles maailmas hakkama saada. See kogemus peab olema kindlasti et ma arvan, nüüd mina olen kogemustega päris palju juba või kogemusi päris palju kogunud ja nüüd on natukene lihtsam minna juba hooaegadele vastu. No, räägi natuke oma Eesti-poolsest taustatiimist ka, et Lauri Ölli on sinu mänedžer, et kui palju tema õlul üldse kogu sinu asjaajamistest on? Läbi Lauri tuligi üldse võimalus liituda näiteks Norra koondisega, et tema alustas selle jutuajamisega, kui ma õigesti mäletan, siis plaanid seal 2 aastat tagasi, siis oli esimene mahaistumine, kus mind ka võeti korraks silme ette, et päris suur osa on tema õlgade peale kogunenud. Noh, kui nüüd praegu uue hooaja osas, et mis saab, et kas see on puhtalt Lauri rida või sina ka pead kuidagi praegu uurima, mis nagu seisud kuskil on? Seal on esiteks tähtis juba või vaja teada saada, mis Norras saab, et see on, ma arvan, esimene selline punkt, mis peab kindlaks saama, et kes seal jätkavad, kuna meeskond kokku pannakse ja mis otsuse üldse FIS siis võtab nende inimestega vastu, et aga nii mina kui Lauri siis üritame ikkagi suhelda ja anda endast märku, et me oleme ka siin ja leida võimalik selline kiire lahendus, et järgmiseks hooajaks valmis olla. Aga kas sul Eestis eraldi kedagi on veel, mida mingi jõusaali treener või mingi näiteks vaimse tervise treener või kedagi veel, kes sind aitavad? Selliseid treenerid siin ei ole, et on, kui ma Eestis näiteks trenni tahan teha, siis Karl-August Tiirma on hüppemäel ja jõusaalis minuga kaasas hoiab silma peal ja üritame kaasata ka klubikaaslase Andero Kapi, kes see hooaja lõpp peame mainima, et tegi tublid tulemused ja kiitus temalegi, et rohkem selliseid treeneri poolseid inimesi mul ei ole. Kuidas üldse eeskuusõpete seis on, et siin ma saan, et olümpial on võimalik 3 mehega minna? Jah, see on, ma arvan, selline suur siht kõigile, nii hüppajatele kui ka kaasalajatele, et hetkel meil on 3 sportlast kirjas, aga tuleb nüüd teha kõva suvi ja talv, et see ka nii oleks ja võimalusel 3 suusahüppat taliolümpial peal olla, siis see oleks minu arust juba ühes mõttes korda läinud olümpia. No enne võtsid ka see 4 hüppemaa turnee on isegi olulisem kui MM-tiitel, kuhu olümpia platseerub suurhüppate jaoks? Olümpia, ma olen mõelnud sellele, kas olümpia või turnee, aga üpris raske otsus on see, et mõlemad on kõvad võistlused, aga kes ei tahaks võtta kuldset kotkast endale koju ja
ja ma arvan, seda teavad päevade lõpuks Euroopa fännid rohkem kui olümpiamedalit. No samas olümpia tuleb vist seekord väga teistmoodi ka, et kui seal Pyeongchangis ja Pekingis ja väga seal, Pekingis pole üldse publikut, Pyeongchangis ja ka väga palju ei olnud, et nüüd ikkagi Euroopas suusahüpped on ju olulisem asi, jah? Ma usun küll, et saab olema esimene olümpia ka minul Euroopas, et seal kaugel just neid pealtvaatajaid ei olnud ja oli ka koroona seal ühel olümpial, mis rikkus seda võistlusmeeleolu üpris palju ära ja oli tunne, nagu teeksid treeningut lihtsalt kõlaritest mingi vend seal lobises, et üpris selline kurb tunne, aga äkki see tulevane olümpia nüüd on rahva poolest parem ja loodetavasti näeme ka Eesti fänne koha peal. No enne korraks mainisid ka seda, et kui Lauri alustas norralastega läbirääkimised, võeti sind ka sinna kõrvale, et kas norralaste jaoks olid see toona juba niisugune mees, keda nad teadsid ka või oligi, tulid tuttavaks teha juba, et tere, mina olen Arti Eestist, tahaks ka teiega koos hüpata. Nii nad vähemalt väitsid, et nad on silmanurgast minu hüppeid vaadanud ja olin tuntud sportlane nii-öelda neile, et päris täiesti tundmatu ei olnud ja kui ma nendega liitusin ja juttu rääkisin, siis ma sain aru, et norralasi ei pea ka kartma, mida ma enne seda kõrvalt vaadates arvasin, et nad on ülbed ja hoiavad natuke eraldi, aga rääkides siis sain aru, et ma olen ikka väga valel mõtlemisel. No samas ka Kristjan Ilves äkki see nii-öelda natuke oli teed lahti lükanud sinu jaoks? Ja kindlasti võis olla, et Kristjan oli siis esimene sportlane, kes sinna Norra läks ja lükkas tee lahti, nagu sa ütlesid, et aga selles osas, et suusahüpped ja kahevõistlus, siis hoopis teised inimesed ja spordiala samamoodi. No öelnud ka, et ameeriklased treenivad seal, kas on veel koondiseid, kes niimoodi just elavadki Norras? Koondiseid otseselt ei ole, on üksikuid sportlasi, kes seal veel on leidnud Norraga ühise tee, et ma tean, et kahevõistlejatel on pundis ka Kasahstani sportlane ja eelmine mitte see möödunud hooaeg, vaid sellest eelmine oli ka üks poolakas Lillehammeris kahevõistleja, kes tegi norralastega koostööd, et seal hüppajate poolest on naistega harjutab veel üks Rootsi suusahüppaja, kes elab Trondheimis, aga hetkel mul rohkem silme ette ei viska. Kuidas sul keelega on? Velde bra. Kuidas saab hakkama, jah? Tegelikult ma ei räägi seda, aga nüüd ma olen niisugune huvitav äpp nagu Duolingo, siis ma seal üritan seda õppida ja kusjuures on sõnu ja lauseid ja juttu kõrvalt kuuldes, siis ma isegi saan aru, millest jutt on. Et selles mõttes kogu nii-öelda töö on ikkagi käinud inglise keeles ja niisugune rahvusvaheliste terminitega? Hetkel küll jaa, et see annab sellise täpsema lahti seletamise, et kui hakkaks mingite uute Norra sõnadega tehnikat lahti seletama, siis ma arvan, ma tulen lõppude lõpuks tagurpidi juba tornist alla. No kui seal norralaste seisu juurde veel korraks tulla, mis seal nagu selles mõttes, kui risti nad nii-öelda kodumaal sinu silme läbi nagu löödi, jah? Minu silmis see asi on läinud natukene liiga kaugele, et sellest tehti päris suur lugu ja tõmmati sõna otses mõttes jalad alt kõigil, et ei ole kellegi lihtne, et aga noh, sellest peab nüüd üle olema ja olümpiaast on tulemus, et peab need jalad kiiresti alla saama. Lugeda sai vist ka, et seal sponsor vist hüppas alt ära, et selles mõttes nii tuleviku mõttes on ka natukene nagu küsimärk on nagu rohkem kui üks, jah? Nii palju ma olen kuulnud, et osa sponsori lihtsalt tahtis hooaja lõpuks enda logot eemaldada, et nad otseselt ei ole alt hüpanud, et kellegiga lõppes see hooaeg leping ära ja see ka lahkus, aga ülejäänud, kelle logo kaetud oli, siis see oli
lihtsalt hooaja lõpuks eemaldatud selline kleeps, et otseselt minu teada ei ole alt hüpatud. aga kas sinu kombedele tehti ka näiteks mingi niisugune spetskontroll pärast norralaste skandaali, et kas kõik on nii, nagu peab või? Minu kombet ei võetud, et seal oli norralaste kombed, mis koguti kokku peale MM-i enne Norra tuuri algust ja kontrolliti need üle, aga minu kombet ei küsitud, see vaadati samamoodi üle enne võistlust, kuna siis võeti kasutusele uus reegel, et kombed jäävad FIS-i kätte ja vaadati kõik üle, et minu kombed olid kõik korras. Mis need FIS-i käest tegid, seisidki nädal aega nagis kuskil ja siis anti pärast tagasi, jah? Ei, tegelikult Oslosse jõudes oli see kontroll, see oli vist isegi samal päeval kui võistlus või oli päev ennem, et mõõtsid kombe üle, vaatasid üle, kui oli okei, siis võtsid enda kätte ja pool tundi enne võistlus siis andsid kätte, aga alguses, mis nad infona ütlesid, et kogu aeg on nüüd peale võistlust kombed FIS-i käes, siis seda nad ei teinud ja peale võistlust anti sportlastele kombed kätte, aga neid kontrolliti samamoodi järgmistel etappidel uuesti üle. Okay. No nüüd on hooaeg läbi, uued mõtted peas, mida sa nüüd puhkusel teed? Hetkel üritan välja puhata, et isegi need 2 päeva, mis ma siin Eestis ärganud olen, siis jube raske on sealt voodist üldse välja tulla ja midagi teha, et üritan süüa, juua, tankida keha kõike head paremat täis, et seda energiat kuskilt tagasi saada ja kindlasti pikad uned ja ma arvan, näitan nüüd nägu ka sõpradele, kes on üldjuhul mind ainult teleka ja ekraani pealt näinud ja käia toetajad läbi ja tänada neid ja siis suunduda väiksele puhkusele lõunariiki. Aga suured tänud ja edu sulle suveks ja järgmiseks soojaks. Suured tänud. Ja kuulmiseni. Delfi spordi podcast. Mis tunne on?